Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös Perekool EE-ga. Raseduse algus, eriti kui on tegemist ema esimese beebiga, võib palju küsimusi tekitada. Kogetakse ju seda kõike esimest korda. Vastused oma küsimustele saate kindlasti oma ämmaemanda käest. Inger on 16. nädalat rase ja ta tuli ämmaemanda Elina visiidile, et mõningatele tekkinud küsimustele vastuseid saada. Elina. Väga tore. Ma tahaksin teada natukene informatsiooni rohkem rasedusaegsete analüüside kohta. Ehk te saaksite mulle selgitada, millised analüüsid mul tuleb veel läbi teha ja mida need näitavad? Vaatame kõigepealt, mis sul tehtud on, et kui suur su rasedus on? 16 nädalat. Selge, siis on sul raseduse alguse analüüsid tõenäoliselt tehtud. Rasedusega arvele minnes võetakse sult üsna palju analüüse, et kindlaks teha sinu terviseseisund. Kindlasti võetakse sinult ka vereanalüüsid. Raseduse jooksul uuritakse 2 korda, kord arvele võttes ja korra umbes 30. rasedusnädala paiku. Selliseid näitajaid nagu veregrupp, reesusfaktor, veres esinevad antikehad. Määratakse veresuhkur ning uuritakse erinevate viiruste esinemist nagu HIV-viirus ja B-hepatiit ning kontrollitakse ka, ega sa ei põe süüfilist. Aga millist infot veel vereanalüüsi kaudu või? Jaa, mis me veel vereanalüüsist võtame, on nüüd siin selles igapäevases või igakordses visiitidel me vaatame järgi hemoglobiini esinemist ka. Et tavaliselt siis rasedusega arvele tulles ja siis olenevalt sellest, mis see näit on olnud, et kas me siis kordame seda 1 kord, 2 korda, vahest 3-4 korda, kui see hemoglobiin on väga madal olnud, et miks seda hemoglobiini siis uuritakse. Et hemoglobiin näitab veres sisalduva või vere hapniku kandmise võimet. Ja kui hemoglobiin on madal, siis veres ei ole nii palju hapnikku. Loodus on sättinud nii, et raseduse ajal hemoglobiin veidi langebki. Esiteks põhjustab seda verehulga suurenemine, keha valmistab ennast sünnituseks ja sellega kaasnevaks verekaotuseks ette. Ämmaemandad jälgivad raseduse ajal, et see langus ei oleks liiga suur. Madala hemoglobiini taseme puhul on kõige esimeseks kaebuseks pidev väsimus ja nõrkus. Kui hemoglobiini näitaja on langenud alla 100, tuleks tõenäoliselt rauapreparaate võtma hakata. Aga kindlasti võetakse raseduse aeg, oled ka uriinianalüüsi andnud. Nii, et uriinianalüüsi siis võetakse meil nii-öelda 2 erinevat tüüpi. Et esimesel korral sa viisid kindlasti 2 potsikutäit, eks ju? Tavalises uriinianalüüsis, mida naised raseduse jooksul sagedamini annavad, uuritakse valgu, suhkru ja sademe esinemist. Valk tekib uriini, kui naisel on rasedustoksikoos ehk rasedusmürgitus. Suhkrut võib uriinis esineda ka nendel naistel, kellel on rasedusdiabeet. Mõnikord peab naine aga andma teistsuguse uriinianalüüsi, uriinikülvi, et uurida mikroobide esinemist uriinis. See aitab välja selgitada võimalikke põletikke. Põletikud tuleb raseduse ajal kindlasti välja ravida. Et siis tehti sealt uriinianalüüsist võeti külv mikroobidele, et uurida siis neerudes või kuseteedes paiknevaid võimalikke paiknevaid mikroobe. Et seal ei oleks selliseid mikroobe, mis siis ei tohiks seal kasvada ja olla. Kas me vaatame äkki sinu titad ka, et mõõdame ära, kui suur ta on ja vaatame, kas me südant kuulame, et proovime. Hiljemalt 20. rasedusnädalast mõõdab ämmaemand igal külastusel sinu emakapõhja kõrgust ning raseduse lõpupoole ka kõhu ümbermõõtu. Emaka suurenemine näitab, et tita kasvab kõhus hästi. Tõsta kõht väljaks ja natuke püksinööb ka lahti. Ma vaatan nüüd kõhu ümbermõõdu järgi. Nii. 86 centimeetrit. Ja
nüüd vaatame emakapõhja kõrgust, et seda mõõdetakse siis selle sümfüüsi ehk häbemeluu pealt ja hästi lõdvaks lase kõht endale. Ilusti 17 sentimeetrit. Vaatame, kas me südametooni kuuleme. Ka ilusasti on kuulda nüüd. Oma beebi südamelööke on alati tore kuulata. Ära unusta ka ämmaemanda visiidile oma raseduskaarti kaasa võtmast. Sinna märgitakse iga visiit üles sinu ja beebi tervisenäitajad. Loodan, et Ingeri ämmaemanda visiidi näitel said ka teised emad oma küsimustele vastused. Ära kunagi karda ämmaemanda käest küsimusi küsida, tema oskab sind kindlasti aidata. Ja hea nipp on veel